Jooge kohvi mulle koos. Okay. Ma ei jõua, süda paha, ma hakkan ropsima. Tere kallid sõbrad, mina olen Joy ja see on Rahulik ja tervitame teid Vape Lounge'ist. Me Rahulikuga otsustasime teha oma YouTube'i sarja sellepärast, et alati kui me vaatame netist review'sid, tegelikult nii inglisekeelsid kui eestikeelsid, siis alati tundub see läbiv joon olevat üks ja sama. Ükskõik mis toode revieweril käes on alati nii üles haibitud, alati nii hea. Ja kui me selle endale ostame, siis üldjuhul pettume ja leiame erinevaid vigu selles tootes ja sellepärast otsustasime teha saate, kus me räägime ausalt kõikidest asjadest. Näiteks tänases saates võtame ette Minikini, mis on praegu kõige hinnatum mood turul, aga sellel on ka omad vead siin seal. Ja samamoodi räägime Kleito 120, mis on meil praegu kõige populaarsem tänk, aga ka siin on oma tagad juures. Ja saate lõpus avaldame teile ühe salajase retsepti, millest saate teha omale mõnusa suvise suhteliselt magusa vedeliku ja ootame ka teiepoolseid retsepte, aga sellest räägime juba saate teises pooles. Nii, esimese asjana räägime Minikinist. Igavesti lahe mood, nii kui nad sellega turule tulid, olid Minikini nagu kestad alati kummised, sellised mõnusad peos ja ausalt ütlen ühtegi viga. Mina sellest siiamaani leidnud ei ole. Enamusel meie klientidel on Minikin juba olemas, mõned alles ootavad omale sobivat värvi, aga üldiselt hetkel kindlasti parim mood turul. Ta on kiire, lööb koilid kohe kuumaks, samas akude pidavus on viimase peal vinge. Oleme küsinud taasmoodus, et mida nad oma kiibiga teinud on, et nad suudavad nagu tegelikult DNA kiipidega väga edukalt võistelda ja nad loomulikult oma saladust meile ei avalda. Ekraan vajab natukene harjumist, ta võib-olla ei reageeri kohe puudutusele, aga sellel on ka põhjus on see, et ta taskus ei hakkaks tulistama või vatte muutma. Aga mingi aja pärast nad tulid välja metallkorpusega Minikinidega ja nendel on omad vead ja Rahulik räägib sellest veast kohe. Probleem väga häiriv tegelikult nii hea toote juures oli see, et kadus ära kumm, aga moodi mõõdud jäid samaks ja tagumine klaan, tundub odav käes, looksu. Ei ole asi nagu mida kliendile öelda, et see on normaalne. Viga. Et need metallist korpusega Minikinid, nii kuldne kui see hõbedane, kui tegelikult ka sinisel oli see probleem, et hakkas see gaas loksuma taga ja ikka päris korralikult. Mõndasi häirib, mõndasi mitte. Aga seejärel nad tulid välja uue liini metallsetega, mis on tegelikult, ta ei tundu enam nii metalline, vaid ta on just sellise paksu värvikattega, aga siiski läikiv, ei ole see kummine mattkate ja sellel enam seda kaane probleemi ei ole. Nii et Minikini soovijatele, kui loksuv gaas ei häiri, võib osta rahulikult metallse või kroomikattega. Kui see loksumine häirib, siis kummikattega Minikin on hetkel kindlasti parim asi turul. Järgmisena räägime Kleito 120. Headeks külgedeks võib lugeda hea õhk, väga hea õhk isegi, üle mõistuse lahe aur sellise tängi kohta, mis paljud inimesed on öelnud, et tegelikult Smok võiks oma koilide ehitusest võtta nagu eeskuju natukene Kleito ehitamise või Kleito koilide ehitusest, sest et nad on lihtsalt niivõrd vastupidavad oma suuruse ja selle maitse ja auru koguse kohta. Ta on igavesti vinge tänk, aga seda soovitame osta ainult siis, kui oled arvestanud ka tema väikeste vigadega, millest räägib Rahulik. Niisiis, selle tangi vigadest. Meeletult suur klaaspind. Me ei ole müünud mitte ühelegi tangile nii palju varuklaase kui sellele. Teine asi, millega peab selle tangiga arvestama, on see, et kuum aur. Kui sa ei kannata kuum auru, siis sa ei saa vattidega minna alla, kuna siis see tank lekib ja ta jääbki lekkima. Edasi räägiksid eraldi. Saab juurde osta RTA kitist. Nagu öeldakse, vaesemehe tripperi suurune. Siia võid ehitada ükskõik mida, väga lihtne vikkida, on kõik algajad saanud siiamaani esimese korraga hakkama. Suurepärane asi.
ja nagu lubatud, räägin ka ühest retseptist, mis on saanud meie sõprade seas väga populaarseks. Aga selleks oleme kutsunud kohale udulaborist Aleksi, kes teeb tegelikult sellest kokteilist first impressioni. Sul on seal juba sees. Sõnatu. Sõnad. Võtab sõnad suust. Ei, maitse on väga hea. Klassikaline, ütleme, sidrunikook, aga seda koogisust on nagu vähem tunda, sidrunit on rohkem tunda ja sidrun on pigem siukene magus, selline nagu kommisidrun, päris adekvaatne kombo. Räägin retseptist ka, need on tegelikult Flavorardi maitsestajad põhjaks. Olen kasutanud küpsist, siis tegelikult sama palju, ütleme 50-50 panen Becheed või Merengue'd ja siis on Flavorardil üks väga põnev selline sitruseline vedelik, mis ei ole tegelikult kuigi hapu. Pigem ikka mõrkjas on bergamont ja apelsin ja sellega tuleks retseptis olla väga ettevaatlik, mõned tilgad alguses, kui tundub, et tahaks seda magusust rohkem killida, siis paneks mõned tilgad juurde. Igal juhul Vape Lounge'is saab seda proovida, lisaks soovitame teil kõigil minna vaadata üle Aleksi udulabori kanal, kus ta räägib väga palju väga aktuaalsetest uudistest, ta kogu aeg kaevab netis ringi, vaatab, mis toimub ja hoiab kursis Eesti vapereid sellega, mis parasjagu toimub seadustega, mis toimub toodetega, mis toimub kõigega. Tema kanalil leiab kuskilt siit, kriki ja saate seal tuttavaks ka Aleksiga ja tema tegemistega. Lisaks paneme lingi Aleksi kanalile ka video alla, minge kindlasti uudistama, millega ta tegeleb. Lisaks sellele postitage kommentaaridesse kas Facebookis või YouTube'is või kus iganes seda videot näete oma lemmikretsept. Me teeme selle Vape Lounge'is järgi kasutades Flavorardi maitsestajaid ja anname proovida seda meie sõpradele, külastajatele, klientidele ja kirjutame üles, millistele maitsetele nad annavad plusse, millistele miinuseid ja valime välja ühe kõige parema maitse, kelle retsepti me teeme Flavorardi maitsestajatest kokku ja müüme seda nagu kombona ja müügitulust anname kõige parema maitse postitajale väikese osa. Mucho dinaro. Igal juhul tänan teid vaatamast. Loodan, et meie review'd, meie ausad review'd on aidanud teil teha natukene haritum ostuotsus ja te teate täpselt, millega on tegu, enne kui te midagi ostate. Külastage meid kindlasti Vape Lounge'is, varsti räägime ka meie nädalavahetuse eventidest, mis me siin korraldame. Järgmises videos on meil Aspire'i EXO, mis on igavesti vägev tank, aga sellel on ka juba vaikselt oma vead välja ujunud. Aga järgmise korrani vaadake kindlasti Aleksi kanalit, vaadake kindlasti meid, tulge läbi Vape Lounge'ist. Tšau, paka!